Tere. Tere. Long time no see. Teate, mis on või? Meid pandi Andrei meelega, ma arvan, Kroonika meelelahutusaudadel podcasti kategoorias esikolmikusse. Eelmine aasta tegime sellele full reklaami, hääletage meie poolt. Auhinda ei kuskil. See aasta otsustasime, et me seda ei reklaami. Reklaamime ikka. Ei reklaami, ärge palun hääletage meie poolt, me ei taha seda võita. Me teeme seda antitaktikat, vaata, et ärge hääletage meie poolt. Ja, sest meile nii mitte midagi ei anta. Mille jaoks, eks ole, mille jaoks seda kõike vaja? Kuidas on seis? Millega? Sul? Mul on hea seis. Kui me nüüd selja taha vaatame, see on uus asi siia lisandunud. See on äge. Vahva. Aitäh. Tore, võid tagasi panna. See on siis EFTA, millest me räägime. Jälle auhinnakapp on siis täienenud. Ja ütleme niimoodi, et kuna meie eelmine külaline oli suhteliselt viisakas härrasmees, ja mõtlesime, et... Ja paljudele teile meeldis ka. Ja meeldis ja jutt oli võitav. Et jätkame selle lainele. Kutsume järgmise ülikonnas mehe või? Järgmine viisakas härrasmees. Järgmine viisakas härrasmees. Jälle ülikonnas, jah? Jälle ülikonnas. Me peame ka järgmine. Me oleme ainult ühe korra podcast tegelikult siin ülikonnas olnud. Andrei, mees, kes on olnud... Tead, millele see oli? See oli Epp Kärsiniga episood, kui me ülikonnas siin olime. Ütleb meie kohta nii mõndagi. Kas mees, kes on olnud kauem poliitikas, kui meil on vanust... On nii või? No ma arvan, täitsa vist on, kohe saame teada. Eks ta on päris vana kah. Ja. Tere, Urmas. Tere. Kuule, tegelikult minul on kohe esimene see süke küsimus on see, et nagu ma arvan, te Robiniga olete nagu varasemalt ka tuttavad. No. Me teame ka natuke mõnda aega juba siin, aga te teate ikka nagu juba päris mitu aastat. No. Kust see tutvus tuleb või mis? Ei, selles mõttes on väga lihtne. See küsimus oli Urmasele, ma ei tea. Härra tahab ise vastata. Vastan ise ära, et Urmasel on Hiiumaal maja ja siis me oleme Hiiumaa praamis korduvalt kohtunud. Peamiselt jah, minu need tutvused tekivad transpordivahendites. Nii et soovitan soojalt, et reisides, sest seal on ju aega, eks ole, vaadata, kes kuidas välja näeb, kellel mis loomad kaasas on. Et sul olid ka mingid loomad kaasas seal Hiiumaal, ma mäletan. Sul olid loomad kaasas? Olid, mis põllumajandusloomad olid isegi. Põllumajandusloomad? Ja. Ma ei mäleta küll, et mul oleks olnud. No on nagu on. Ei ole mõtet nagu salata. Et ühesõnaga jah, meie... Kas see oli Rikka Robin Valting? Oli küll. Vastus sinu küsimusele on, et Hiiumaa praami pealt on meie siis tutvus tekkinud pikka aega tagasi ja palju õnne siis EFTA auhinna puhul muidugi. Et te võite tegelikult selle hoida laua peal kogu aeg, et siis... Ei, lasta alla. Täna on sinu saade, Nurmas. Okei. Vaatasid ka meie saadet? Siis ei pane. Vaatasid ka on sul aega vaadata sükseid asju? Ma olen vaadanud teil mõningaid asju küll. Eriti mulle meeldivad, kui te õnnestub saada välismaale tuusik, et siis kuidas seal välismaal see elu on parasjagu. Sa mõtled siis, kui sa reisi saad, siis kõik vaatasid. Meeldis see? Mis sulle võib-olla kõige rohkem meeldis selle juures? No tempo ja võib-olla need kohad, kus ütleme selline klassikaline reisisaade tihti ei käi. Huvitav, et tõesti inimesed on tähelepanu seda, et tempokas oli see tõesti. Ja meie veits tahtsime seda suunda võtta, et me räägime siis inimestega, kelle... No läks korda, eks ole. Nüüd on riiul vajub alla auhindade raskus all, eks ole. Te peate kui ma vaatan siin, te peate uue sektsioon kappi siia tekitama, et siin ei mahu need karikad ära. Sest üks super auhind on üldse siia nurka pandud. Seda ei pea keegi nägema. Kuidas sa üldse nagu oma ajagraafiku juures leiad aega üldse mingeid asju vaadata nagu niisama ka lihtsalt? Niisama ma ei vaata ainult olulisi asju. Ainult olulisi asju, vaatad siis meie YouTube'i ka või? Olulisi asju. Tütar saadab ikka, et poisid panid uue video üles või? No nad saadavad sealt aeg-ajalt katkendeid. Katkendeid lihtsalt? Katkendeid, jah. Ja siis ta vaatad üle, et kas oli aus katkend või mitte või? No just nimelt, kas tasus teha sellist asja. Aga jah, et kui see pilt on ju kirevigast kraami liigub, et aeg-ajalt on ette tulnud. Kus sa üldse tuled? Meil on tegelikult varahommik suht, varahommik meie jaoks, sinu jaoks kindlasti on see juba... Mul on hiline õhtutund juba, eks. Aga kust sa tuled ja milline su nii-öelda tavapäev praegu näiteks välja näeb? No tavapäev praegu ehk täna on see, et ma hommikul
viisin lapse kooli, läbisin kangelaslikult Tallinna ummikud ühe korra, siis sõitsin koju tagasi, läbisin nad teist korda. Siis panin selle piduliku, eks ole, ülikonna selga, et tulla siia tähtsasse saatesse. Siis läbisin ummikud 3. korda, tulin siia, nüüd olen siin. Aga seda ei mõelnud, et võib-olla ülikonna oleks nüüd kohe nagu selga panna? Ei, seda ma ei mõelnud. Pigistama. Ei, tegelikult nagu mugav on olla ju ilma. Et noh, kui ma sõidan nagu edasi tagasi hommikul linna ja siis tagasi, siis on nagu mugavam olla lihtsalt. Et viid ise ikka lapsi kooli? No kui ma olen siin Eestis, siis jah. Väga tihti see Eestis ei ole. Olen ikka väga tihti. Tavalisel argipäeval sa ikkagi oled Eestist ära. No esmaspäeviti ja tihti ka reedeti ma olen ikka olemas. Siis kui suht tihti saad kodus käia? No iga nädal edasi tagasi. Mõni nädal 2 korda edasi tagasi. Mis selle airline'iga lendad? No mis parasjagu graafikuga sobib. Sa oled kõikides airline'is oled see premium... Kõigis ei ole. Premium user. Kõik lounge'id ja kõik asjad on lubatud. Ei no lennata muidugi tuleb palju, et see ökoloogiline jalajälg on ju tohutu, kellele seda meeldib arvutada. Aga jah, ei noh, lennufirmad üritavad oma kliente hoida. Nii on, vähemalt osad neist. No selles mõttes, et ma arvan, et väga paljud teavad, kes ei tea, siis igapäevaselt su elu, selles mõttes töö on Brüsselis. Brüssel ja Strasbourg. Brüssel ja Strasbourg. Kui sa peaksid seletama seda kõige lihtsama, et siis noh, me oleme lollid selles mõttes, me ei tea, et meie jaoks tundub ikkagi see, et noh, ka tavainimese jaoks võib-olla, et Europarlament, siis inimene ei tee üldiselt mitte midagi, vaata. Noh, suur palk ja mitte midagi ei tee, vaata. Tuhtub nagu lemmik, vaata, meile oleks see. Mis su igapäevaselt töö ülesed on, mis sa teed ja mis sa üldse tegema pead? Ja mis ma pean? Peamiselt minu tegevus on seotud välis- ja julgeolekupoliitikaga, kuna ma olen seal siis Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimees, mis tähendab seda, et jah, et minu tööpäevad on seotud erinevate otsuseelnõudega, mis puudutavad igasuguseid välispoliitilisi asju. Noh, praegu muidugi väga palju viimasel paaril aastal kõik, mis on seotud Vene-Ukraina vastase sõjaga, ühelt poolt siis Vene survestamine, teiselt poolt Ukraina toetamine, aga noh, palju muud ka. Hiina, Taiwan, väga aktuaalne, viimasel ajal Lähis-Ida kogu see möll, eks ole, mis seal jälle on kahjuks taas käivitunud ja muud sellised asjad. Nii et see on seotud sellise peamiselt välis- ja julgeolekupoliitika asjadega, natuke ka rahvusvahelist kaubandust, noh siin värskelt näiteks Ukrainale uued madalamad tollitariifid nende toodete jõudmiseks Euroopa turule ja nii edasi. Nii et see jah, puudutab sellist, põhimõtteliselt seda, mida ma olen viimast 20 aastat teinud. Noh, esimest 10 sellest siis Eestis välisministrina ja nüüd siis 9,5 olles Euroopa Parlamendis ja seal siis välispoliitika asjadega. Kaua selle nii-öelda siis Euroopa Parlamendis ametiaeg üldse ühe korraga on? 5 aastat on üks mandaadi aeg. Aga 5 aastaga on nagu 5 aastat on selline aeg, et noh, lihtsalt toon ka näite. Jah, et täpselt, et kui sa vaatad meie näiteks Vabariigi valitsuse nüüd Riigikogu koosseisuse ühe aja 4 aastat, siis ma näen seda, et 4 aastat on ilmselgelt nagu väga lühike aeg. No. Sellega ei hakka mitte midagi juhtuma ja muutuma. Kuidas see 5 aastat tundub? No tegelikult kogu aeg on ju mingid protsessid ju käivad, mis mingil hetkel ka jõuavad kuhugi. Nii et ka selle 5 aasta sees on ju erineva intensiivsusega asju. Näiteks sama, kui see sõja uus laine, eks ole, puhkes Ukrainas 2 aastat tagasi, siis tuli kohe konsolideeruda või võtta ennast kokku seal Euroopa Parlamendis, eks ole, teha selged nagu otsused, kuidas Euroopa Liit, seal sees Euroopa Komisjon, liikmesriigid peaksid käituma. Noh, mida, eks ole, teha Venemaaga, kuidas aidata Ukrainat. Nii et noh, seal ei ole aega muneda, eks ole, 5 või 10 aastat. Need olid ikkagi põhimõtteliselt päevade küsimus, et need esimesed otsused teha ja selle pealt siis nüüd kõik edasine. Aga muidugi on mingid suuremaid selliseid protsesse, kus on aega küll, need tõesti võib-olla seal võtavad aasta või paar isegi mingisugused eelnõud. Siin on rohepööre, eks ole, väga tähtis teema, et sellega seotud näiteks mingisugused arengud, need võtavad aastaid aega tõesti. Aga jah, nii et on mõlemad, on neid, mis nõuavad väga sellist kiiret ja operatiivset tegutsemist ja sekkumist ja on neid siis, mida arutatakse nagu ikkagi pikalt-pikalt. Aga kui vaata Eestis sa ütlesid, et sõidutad lapsi kooli ja siis sõidutad ise ennast tagasi veel ja siis sõidutad veel kord linna. Igapäevast Brüsselis, kuidas seal su päev välja näeb, et kas sa pead kuskile täpselt selleks kellaajaks kohale minema või sul on pigem siuke vabangraafik? Või kuidas nagu seal elu välja näeb? No see on ka jälle erinev. Selles mõttes oleneb, mis tüüpi töönädal on. Näiteks iga kuu 1 nädal on täiskogu istungid, kus siis põhimõtteliselt kõik need 705 saadikut on koos, on täiskogu istungid, siis need hakkavad tavaliselt seal hommikul 8:30, 9 pihta, samal ajal paralleelselt on kõik
siis need ettevalmistavad veel mingid komisjonide kohtumised, mingid sõnavõttude ettevalmistamised, et see on ühte tüüpi nädal. Teist tüüpi nädal on see, kui ei ole seda täiskogu istungit, aga on näiteks siis komisjonid, minu puhul väliskomisjon või see kaitse- ja julgeolekukomisjon. Et ka nendel komisjonid võivad kesta, eks ole, küll vaheaegadega, aga paar päeva, eks ole, hakkavad hommikul peale kella 9-10 ja siis lähevad õhtuni välja. Siis on gruppide ehk poliitiliste gruppide koosolekud, kuna kõik saadikud kuuluvad ju mingitesse poliitilistesse gruppidesse, kus kaudu ka valmistatakse ette siis neid otsuseid, et samamoodi need on ikkagi kõik nii-öelda kella peale minekut ja selle sisse ja vahele siis käib kõik muu, mingid kahepoolsed kohtumised kellegagi, mõni artikkel vaja kirjutada aeg-ajalt, mis iganes. Nii et see näeb jah välja nii, et ma hommikul tõusen ikkagi üles, ma arvan suhteliselt nagu normaalsel ajal. Mitte nagu meie. Siis sõltub, vaatan, mis ilm on. Et kui ilm on selline nagu väga vihmane, siis sõltub vihmatüübis, seal Brüsselis on väga erinevat tüüpi vihma, eks ole, mingi on selline, mis leotab su kohe läbi, siis ma võib-olla isegi tellin Bolti või Uberi, lähen sellega tööle. Kui on selline keskpärane vihm, siis kas lähen jala, täpselt 21 minutit lähen ma sealt jala tööle, kus ma siis peatun. Või siis võtan tõuksi, et selles mõttes see on muidugi Brüsselis liikumiseks kõige kiirem vahend on ikkagi need elektritõukerattad, kuigi ka seal on nad hakanud nüüd neid ahistamast, varem võtsid ükskõik kust, jätsid ükskõik kuhu, aga nüüd on mingid parkimisalad tekkinud, kuhu sa saad ainult jätta, nii et see on... Tundub mõistlik samas. Linna, ma arvan, vaatepildi mõttes on mõistlik, aga ta mugavus selle ratta kasutamisel oluliselt vahendab, et sa jõuad kuhugi kohale, eks ole, sa pole enne vaadanud, kus see parkimine on, jõuad kohale, tahad selle kinni panna, eks ole, ja siis ütleb sulle, et ei. Sõida 2 kiltsa tagasi. Mine sinna, kus on see parkimiskoht, siis hakkad vaatama, siis tõepoolest võib vabalt olla, et see lähim parkimiskoht on, kaob igasugune mõte ära seda üldse kasutada, siis sa sõidad veel pool teed tagasi, eks ole, paned ratta sinna maha ja siis kõnnid ikka selle, et lõppkokkuvõttes on 2 eurot 68 senti läinud, eks ole, ja ajakulu ei ole, või ajavõitu ka ei ole, eks ole, aga iseenesest jah, kui sa selle selgeks teed, kus need parkimiskohad on, siis tõukeratas ja see elektriratas on kõige efektiivsem liikumisvahend. No siin ka vaata tegelikult, tihtipeale võtad, ma ei tea, kas mingi Bolt Drive või Citybee ja siis vaarutad ringi ja mõtled, et üliaus, ülimugav on ja siis põhimõtteliselt juba tahad autost lahkuda, paned auto seisma ja siis vaatad, ahah. Ja siis ongi täpselt sama case, vaata, et sul on mingisugune... Aga seal on ratastega samamoodi, aga saab veel hullemini. Pariis ju värskelt keelas üldse need rattad ära, eks ole. Et Pariisis oli ka... Ei olegi või? Ei ole, Pariisis... Polkas võttis oma tõuksid ära sealt. Pariis jah keelas ära igasugused need elektri... Me paarutasime ringi kell 3 öösel läbi terve Pariisi. Ja panin väikse ärekivi paugu ka. No võt jah, eest on hambad alles. Juba uued on päris kiire. Võib-olla lõi pea ära, vaata, et las see mõistus on jääb. Aga miks nad seda niimoodi otsustasid, et ära keelata? No paljudele linnainimene, kuna liiklus kesklinnas on ju tihe, eks ole, siis seal süstivad need rattad kuskilt ootamatust, kus nad on ikkagi sellise ebamäärase kiirusega. Jalakäija kiirus on üks, liiklus ka venib kuidagi ja siis süstivad sealt vahelt nagu need rattad äkitselt ja juhtus vist päris palju õnnetusi seal ikkagi. Et inimene ja ratas said kokku, eks ole, või auto ja ratas ja siis nad tegid linnas nii-öelda referendumi. Ja enamik linnaelanikke ütles, et jah, keelame ära. Nii et see oli selline demokraatia pidupäev selles mõttes, aga kõik need, kellel seda vaja oli, need muidugi ei tuimalt kaotaks. Brüsselis seda teed pole mindud, seal jah on nüüd siis korrigeeritud seda, et sa ei või seda igale poole vedelema jätta. Aga jah, on kohti, kus need on juba täitsa keelatud. Meil Eestis poliitikud siin hästi palju propageerivad neid, mina ütlen pealt mõttetud kastiratteid. Kus su kastiratas on? Kastiratteid? Kastiratteid, sa saad ringi ja siis nad räägivad, kui rohepool. Ma arvan, et kastiratas võib olla tõesti väga tore. Minul ei ole seda, ma pean ütlema jah. Aga ütleme nii, et novembrist umbes aprilli keskpaigani näiteks Nõmmelt Tallinna kesklinna sõita on ka suht ebamugav. Jube raskeks läheb, kui see kast on lund ja vett täis kogu aeg, eks ole. Aga ma arvan, et nagu kuival ajal võib täitsa okei olla. Saad ju panna sinna kõik asjad tähtsalt sisse, eks ole. Vaata, kunagi oli vanaema sõitis ka sellisega, kui see oli see korv, vaata. Jaa, aga tegelikult meie oludes, mis on, nagu kui me transpordist räägime, selgelt alakasutatud on tõukekelgud. Tõukekelgud, sa mõtled siis meil ikkagi
mitte ainult talvisel ala, vaid neid saab teha ka nagu selliseks, et sa saad ka no, kõiki asju saab teha, jah. Sa võid ju lükata ka mitte talvisele, need sädemeid lendab sealt. aga noh, talvisel ajal, meil on ju pool aastat on ju talv, eks ole. Mõtle ise siin Tallinna linnas see Henriksoni küür või see Pärnu maantee sild. Kui sa sellega, noh, ühelt poolt on küll natuke raske võib-olla lükata ennast sinna tippu, eks ole, aga kui sa tippu jõuad ja siis hakkad nagu alla tulema, siis sa jõuad ju sadamasse ühe hooga välja, eks ole, põhimõtteliselt siukse hooselt. Et tõukekelgud on ju väga nunnud, et aeg-ajalt meil ikkagi kuskil neid veel näeb, aga noh, nad on selgelt alakasutatud. Kuidas sa pidurdad nende asjadega normaalselt, kui sa ikkagi normaalse vingaali üles võtad? No viskad külili ennast muidugi. See on päris raske nendega. Lõpuks ikka kuidagi arendama. No jalaga ikka. Kõik, no vana kool tuleb tagasi, midagi ei ole teha. Arvad või? Muidugi. Ega siis need ei ole ju kuskilt lae kaugemast nurgast need asjad välja mõeldud, mida on 100 aastat kasutatud. Noh, praegu siin on, eks ole, mingid popid arengud vahepeal, küll see kõik tuleb tagasi, sest need on ennast ju ajas ära tõestanud. Ja no talvel sellega oleks mugav tegelikult lasta küll. Oleks küll, jah. Ise lükkad taga, eks ole, keegi istub sul ees, väsinud sõber istub ees, eks ole. Noh, väga hea. Sellega oleks pull, aga nendega saaks ju, muidugi nendega saaks ju nende punaste, nende peal, mis tehtud on, vaata, värvitud meil need teed. Jaa. Just käisime Saksamaal, seal on ka tehtud niimoodi. Ei paljudes kohtades on neid värvitud. Ja seal vähemalt on värv ikkagi peal veel asfaldi peal. No jah, miks ta ole. Meil see värv läheb... Ühe talvega, ei ühe selle, kui natuke nagu vihma tuleb, siis on... Natuke vihma, natuke lund ja... Siis on kõik. Aga Saksamaal kõik toimis? No eks ole. Mis meil siis viga? Vaat kui jah, et saab inimene välismaal vahepeal käia. Näeb, kuidas... Ei on tore, aga see ei ole tavaliselt, see ei ole kõige... Või tegelikult see igal juhul nagu arendab seda vaatepilti ka ikka, noh. See, mis me Saksamaal nägime, just korraks siin, Kaadri väliselt ka arutasime ka, et see, mis me Saksamaal nägime, see oli ikka nagu, noh, siuke huvitav, ütleme nii, mis seal nagu toimub kogu selle. No me saame kohe küsida ju, meil on ju Andrei, selles mõttes, me nägime, me natuke näeme, mis võib-olla, mis rändepoliitika sakslastel on ja kuidas nemad võtavad neid migrante, siis mis me Eestis õigesti teeme või kas me teeme midagi valesti, et meil nagu tänavapildis sellist asja nagu päris näha ei ole. Seal oli niimoodi, et ikka Frankfurdi siis linnas olime, õhtul käisime. Seal, noh, niimoodi, et sa kõnnid, et me olime siis 5 täiskasvanud mees ja me olime kuuled, nagu tead, võtame parem õlled ja lähme hotelli nagu siis. Ja läksitegi, jändsite alla lihtsalt nii lihtsalt. Jäksime, jah, me mõtlesime, et me ei hakka, tead. Panite RTL-i käima ja? Jah. Okei, aga selleks, noh. Jah, ei see ühesõnaga, et siuke nagu ei olnud nagu tore. No ei olegi tegelikult, et ma olen päevasel ajal siin mõni aeg tagasi ka võtsin ette selle tee siis Frankfurdi pearaudtejaamas siis nii-öelda linnakeskusse ja tõepoolest jah, seal on umbes, ma arvan, kilomeeter rahulikult on seda ala, mis tegelikult nagu ei peaks vastama ühegi avaliku korra eeskirjadele, eks ole, et see pilt on ikkagi väga-väga õudne, aga noh, see on pigem nagu ka küsimus, et mida see kohalik võim seal teeb, eks ole, et tegelikult võiks seal muidugi ju selle korra majja nagu lüüa. Aga jah, ega nende suurte linnad häda on see, et eriti jah, suured rongijaamad on need, mille ümber siis selline väga kahtlane ja segane kontingent nagu armastab koguneda ja noh, neil lastakse seal olla, kuigi see on väga ju käidav koht, eks ole, et rongijaamu kasutavad juba kõik. Ja siis nad peavad läbima selle ikkagi väga rõveda nagu keskkonna. See on tihtipeale kohtlik. No seda ka, jah. Nad on ju mingi, selles mõttes, et kes võib-olla veel... Ja ma mõtlen ise, ma käisin üksi, eks ole, noh, minuga ka seal mingid vennad üritasid rääkida, okei, aga noh, ma olen selline nooremas keskjas, eks ole. Nagu, aga noh, ma kujutan ette, et kui seal, eks ole, noh, näiteks kindlasti nagu näiteks naiste rahval seal tüdrukul üksi käia, noh, ei ole tegelikult võimalik. Olgem aus, et see kaader on seal ikkagi nagu suhteliselt selline ikkagi karm. Ja noh, sul on nagu suur linn, tohutu Euroopa finantskeskus, eks ole, ja see on... See keskpank. Ja see Euroopa keskpank on seal. Ja noh, see on lastud nii käest ära, aga see ei ole ainult selle linna probleem. Paljudes suurtes linnades on ikkagi osa sisuliselt täiesti kesklinna slummistunud sisuliselt ja noh, ma ei tea, vaadatakse mööda sellest asjast ja... Aga miks sellest mööda vaadatakse? No ebamugav on ju, tüütu ju. Keegi ei jaksa tegeleda või? No jah. Ja noh, siis on kindlasti on ju Nad on suht nahaalselt ka ikka nagu selles mõttes. Eks ongi, eks nad ju teavad ka, kus nende õiguste piirid teatud mõttes nagu lähevad, eks ole, ja eks need seadused on ka sellised auke täis kohati ja noh, kõiki, kui sa midagi ette võtad, sa pead ju kõik peab põhinema, eks ole, seadustel ja noh, kui sa pead nagu
või ütleme siis võim peab suutma tõestada, et sa oled seal midagi rikkunud, eks ole, aga keegi sulle seal sosistab kõrva, pakub sulle mingit kahtlast kraami, eks ole, tunnistajaid ju ei ole, eks ole, nii edasi, et see ongi väga selline ebamugav kindlasti asi. Aga noh, see peaks olema võimalik, et noh, ega siis sakslased, no ka minu kolleegid seal Euroopa Parlamendis, nad kaugeltki ka ei ole rahul sellega, mis on, eks ole. Aga noh, nad ütlevad, et keegi nagu ka väga ei tee midagi, eks ole. Need kohalikud linnavõimud väga midagi ei tee, pigem hoiavad eemale, panevad silma kinni, eks ole. Aga noh, see probleem ei lähe ära. No, me ju siin ka Eestis räägime näiteks Rootsis, kus mingid gängide vahelised konfliktid juba, eks ole, nõuavad seal täitsa suvaliste kõrvalseisjate elusid, eks ole, ja nii edasi. Et noh, kui sa sellega ei tegele, ega siis see ei lähe ära see probleem, et see pigem ikkagi süveneb ja mingil hetkel nii ongi, et mingid lihtsalt kõrvalseisjad ja suvalist inimest hakkavad surma saama. Et kindlasti see vajab tegemist. Meie küsimus oli on ju Eestiga võrdlus. Me oleme selles mõttes palju nagu nunnum ja väiksem ühiskond, mis tähendab, et anonüümsuse tase on palju väiksem, et selliseid asju on kindlasti nagu lihtsam teha ja ka ennetada ja ära hoida. Ja see ärahoidmine võib-olla ongi võtmeasi, eks ole. Kui see juba on tekkinud, eks ole, ja suureks paisunud, siis on sellega palju raskem midagi ette võtta, kui see, et üritada juba nagu eos selliseid slumme näiteks Tallinna linnas või ükskõik kus ikkagi nagu ära hoida, et see on kindlasti väga, väga oluline, aga õnneks meil lihtsalt ka ei ole nii suur siin linn või metropol on ju, et kus see anonüümsuse tase on nii tohutu. No siin Eestis on meil see case, et isegi nagu mingisugune kodutu, kes tahab bussijaamas lihtsalt rahulikult puhata, siis juba härra politseinik tuleb ei räägi magamisest, me räägime puhkamisest. Siis korraks istud, vaata. Kui inimene on transiidis, eks ole, bussijaamas, tuleb ühe reisi pealt sõita edasi, järgmisena korraks tõmbab hinge. Aga see ongi see ennetustöö. Politsei lihtsalt tuleb, ma olen päris tihti näinud, ma sõidan ikkagi nagu puhkad seal tihti, puhkan tihti, aga ühesõnaga sõidan möödas, vaatan politsei kuskil bussipeatuse juures näiteks ja juba tegeleb mingisuguse venna, kes on korraks parkinud, vaata jalad on väsinud ja parkis sinna ära ja ta on juba, kuule härra, palun liigume edasi. Aga see on võib-olla ka meie kliimas on see nagu ka elupäästev tegevus. Talvel kindlasti, muidugi. Aga näiteks seal oligi, kui me sellises Hamburgis jalutasime ja siis ongi, ega seal enne Hamburgi sadamat sul on ikkagi mingisugune 30-50 musta meest on ennast nagu niimoodi grupeeringuteks ära jaganud tänava nurga peal, et iga tänav, ükskõik kuhu pool lähed. Nad on kõik niimoodi ennast ära sättinud ja siis, kui sa sealt mööda jalutad, naistel ongi ohtlik, vaata, need on öösel ka seal päeval ja õhtul, igal kellaajal. Ja nad tulevadki sinu juurde, kui sa nendest mööda kõinid, et coke, hashish, weed, you want some, et politsei nagu parasjagu, kui sinna läheks, nendel on ju kõik asjad taskutes olemas. Et kui nad seda müüvad. Eks see tihti ongi see tahte küsimus ka, et see kõik võimalik narkokuritegevus ja kõik see on tegelikult nagu faktid ka seda tõestavad, aga ka tunnetuslikult see selgelt on plahvatuslikult kasvanud ega paljudes riikides Euroopas täna. Et sama Brüssel, kus ma tööl käin, eks ole, seal kõrval on teine linn Antwerpen, kus on täna hinnatakse, et Euroopa kõige suurem narkotransiidi koht, et tulevad Ladina-Ameerikast, eks ole, kogu aeg mingid laevad, konteineritega, neid on nii tohutul hulgal, keegi ei jõua neid nagu kontrollida läbi. Ja et selle kaudu ikkagi Euroopasse tuleb näiteks Ladina-Ameerikast, eks ole, tohututes kogustes ja osa jääb muidugi ju maha, eks ole, kõik see rändab sealt mööda Euroopat ju laiali, kõik see on seotud jälle organiseeritud kuritegevusega, kuni siis nende viimaste lülideni, mida te seal kuskil Hamburgi tänavatel näete. Et see on nagu väga tõsine lugu, jah. Siis moodi on ja võibolla ka see, et suht loogiline, et politsei ei viitsi tegeleda nende vendadega, sellepärast, et nad on suht siuksed väiksed tüübid ja siis nad võtavad nad kinni ja siis lähevad nii-öelda Hamburgi maksumaksja raha peale elama siis kuskil mõneks ajaks jälle. Nad niigi elavad ilmselt kohaliku maksumaksja. Nojah, aga need on need, ütleme, see viimase ringi prügikalad, eks ole, et tegelikult nagu see ütleme, see organisatsioon ju ise, eks ole, ja selle nii-öelda aju ja keskus on hoopis kuskil mujal ja see on hoopis teise kaliibriga seltskond, mis nagu muidugi tahab tõsist tegelemist ja rahvusvahelises koostöös tegemist, sest kogu see võrgustik on ju rahvusvaheline, eks ole, et samamoodi ka see vastaspool peab olema rahvusvaheline. Aga siin jah, on kahjuks liiga pikka aega on mingitest asjadest mööda vaadatud. Eestis siis, kuidas see vaade on sellele, et siin mingi aeg ikka ukrainlasi võeti vastu päris palju ja ka ma tean, et olid mis rahvuses aga veel ühesõnaga võeti seal ikka mingi hulk ikka võeti vastu, et kuidas see praegu nagu poliitika sellele nagu peale vaatab?
Noh, praegu jah, et seoses selle Ukraina sõjaga on Eestisse tulnud päris palju viimastel aastatel Ukraina sõjapõgenikke ja paljud on ju ka siia jäänud. Nii et selles osas neid mujalt siis sõja ja vägivalla eest põgenenuid on päris palju. Samas üks nagu on risk, mida nüüd hakatakse Eestis lõpuks teadvustama, mida pikka aega ei teadvustatud, on see, et tegelikult Eesti ju on ka piiririik. Euroopa Liidu mõttes, eks ole, piiririik. Meil on Venemaaga piir. Ja kui vaadata ka seda, mis täna nagu toimub selles plaanis, siis Venemaa on hakanud kasutama põgenikke või immigrante poliitilise relvana. Ehk eks ole nüüd värskelt, tänane seis on ju see, et Vene-Soome piir on täielikult suletud. Seda ei ole kunagi varem ajaloos olnud. Ja ta on täna suletud sellepärast, et Venemaa hakkas organiseerima kokku siis oma territooriumilt illegaalseid immigrante, tooma neid siis sinna Soome piiri äärde ja siis suruma nii-öelda üle piiri, teades, et see tekitab Soomes ja Läänes, eks ole, suurt probleemi ja ebamugavust. Valgevene. Sama nad on teinud paar aastat koos Valgevenega, Leedu, Läti, eks ole, ja Poola suhtes. Nii et ütleme, nendest inimeste või nende immigrantide ära kasutamisest on sisuliselt saanud täiesti uus nagu relv, selline hübriidsõja element. Ja see on ühtepidi inimlik probleem, eks ole, kõigi nendele, kes seal siis on kuskil piiri ääres edasi ei saa, neil on valetatud, et sealt saab, eks ole, on nad meelitatud sinna, aga tegelikult nad on nende režiimide käes lihtsalt sellised poliitilised nagu mängukannid. Aga selles kontekstis, ma nüüd sülitan, eks ole, 3 korda üle vasaku õla. Aga Eestil on läinud seni veel nagu okeilt, et meile ei ole seda nii-öelda üritatud rakendada, aga me ei saa seda ka välistada, sest me oleme piiririik. Mis tähendab seda, et kui me täna, eks ole, ka Euroopa kontekstis teeme või arutame teiste riikidega, eks ole, mida üldse immigratsiooniga teha, kuidas siin riigid peaksid üksteist aitama, siis on väga tihti olnud see, et kui sealt Vahemerelt, eks ole, tulevad põgenikud ja Lõuna-Euroopa riigid on nendega hädas, siis me ütleme, pole nagu meie probleem, vaadake ise, kuidas saate. Aga selles kontekstis tegelikult ei tohi ära unustada seda, et jah, et me oleme ka piiririik. Et näiteks, kui ühel hetkel peaks olema meil vaja nende teiste Euroopa riikide abi, et siis oleks see olemas. Mitte nii, et me hispaanlased tahavad abi, me ütleme, et okei, saadame teile mõned tekid, on ju. Ja siis, kui meil on abi vaja, siis Hispaania ütleb, okei, me saadame tekid tagasi teile. Kasutatud. No just, et tegelikult see nagu üksteise toetamine sellistes olukordades, ka Euroopas sees peab olema nagu palju sisulisem. Et me ei saa öelda, et kunagi meil ei lähe sellist laadi nagu abi vaja. Võib minna, sest selles mõttes see, mida täna, eks ole, Vene režiim teeb, on ikkagi ettearvamatu. Nad on juba näidanud, et nad on võimelised ka immigratsioonist tegema nii-öelda poliitilist relva ja arvestades meie asukohta, siis midagi ei saa siin välist. Enne kui me siin, nagu Andreiga siin mõtlesime seda podcasti kokku pannes, et me ei taha vaata minna nagu täiesti poliitiliseks, sellepärast, et me ei tea nagu poliitikast suurt midagi. Aga äkki hariks siis või midagi. Ja sellepärast me tahtsime seda vestlust hoida nagu lihtsalt küsida ja et saada nendele küsimustele vastuse, mida võib-olla meie vanused või natuke vanemad või natuke nooremad teada tahaks saada, et ei tahaks nagu minna nagu täiesti sellest sisse ja praegu lihtsalt mulle tundub, et ongi nagu väga hea küsida neid küsimusi, millele meie võib-olla vastus. No meil just vaata värskelt ka nagu see mis me just arutasime. Just nägime seda asja, nagu see on siuke, millega sa ise just kokku puutusid ja siis ongi kohe, et miks see nii on ja kust tuleb selline probleem. Kui immigratsiooni probleemi vaadata, siis ka suures pildis, eks ole, need inimesed jaotuvad 2. Ühed on need, kes nagu põgenevad kuskilt sõja või vägivalla eest. Neile rahvusvaheliste reeglite järgi tulebki anda varjupaika ja siis on need teine osa, kes siis peamiselt majanduslikel põhjustel. Neile ei pea andma varjupaika. Aga samas, kui vaadata neid samu Lääne-Euroopa riike, siis väga paljudel muuseas on sama probleem, mis Eestil. Et eks ole, me oleme vähenev ja vananev ühiskond, mis tähendab, et lapsi sünnib liiga vähe. Samas kõik tahavad kogu paremini elada. Selleks on vaja tööjõudu, nii-öelda maksumaksjaid, kust need peaksid tulema. Et Lääne-Euroopa paljud riigid on tegelikult sattunud sellisesse teatud mõttes surnud ringi, et nad on juba 10 aastaid oma majandust hoidnudki üleval sellega, et kogu aeg on vaja võõrtööjõudu sisse tuua, sest oma inimesed ei sünnita piisavalt, pole, eks ole. Ja siis sellega on kaasnenud kõik need probleemid, et osa nendest, kes on, eks ole, siis tulnud tööjõud, nad tegelikult ei hakka tööle, eks ole, nad tegelikult selle ühiskonnaga kuidagi ei sulandu ja siis tekivadki mingid getod ja mingid heidikud ja terroristlikud, eks ole, rühmitused ja saak terroristlikele organisatsioonidele. Nii et see ei ole lihtsalt see, eks ole, et sul on inimesed, sa arvad, et kõik läheb niisama, et nad asuvad tööle ja pole probleemi. Tegelik
elu on keerulisem, eks ole, et need kõik ei ole ühesugused, tekivad subkultuurid, kui neid ei suudeta, eks ole, ühiskonda normaalselt kaasata ja kõik see, need on need probleemid, mida Lääne-Euroopas täna selgelt näha on. Ja tegelikult see Eestit ju selles mõttes puudutab ka, eks ole, et kui meil on täna näiteks sama suur Ukraina kogukond, me ei tea, millal see sõda lõpeb, eks ole, me tegelikult ei tea, kui paljud neist millal tagasi Ukrainasse lähevad. Mis tähendab seda, et nende inimestega, kes näiteks on tulnud siia nüüd sõja eest Ukrainast Eestisse ka, kohe tuleb tegelda alates sellest, et kooliharidus oleks adekvaatne lastel, eks ole, et vanematel oleks võimalik tööd teha, sest üks suur probleem on see, et kui tööd ei ole, eks ole, siis hakkavad igast jamad tekkima. Pluss on kohe keelebarjäär ka. No jah, keel on ka, eks ole, et mis on nende motivatsioon seda üldse õppida, sest paraku saab ju Eestis vene keelega ka hakkama, eks ole, et mis on nende motiiv või motivatsioon eesti keelt õppida, selles osas on see kooli teema väga oluline, et need lapsed ikkagi oleks eestikeelses koolis. Nii et jah, et kõik need asjad, et kui sul on ikkagi, sa võtad vastu mingeid inimesi, siis ei ole ainult mustvalge lugu, et sul on väga palju nüansse, millega tuleb kohe algusest peale tegelda, et ennetada jälle seda, et mingil hetkel on probleem käes, eks ole. Sa oled pikalt olnud ka välisminister, kui sa vaatad neid praegu neid diplomaatilisi võib-olla neid suhteid ja neid intervjuusi võib-olla, mida poliitikud annavad. Kui lähedal see asi kui lähedal on see, et see asi ükspäev meie õuel on, see, mis praegu toimub Ukrainas, et kui sa vaatad, kas sa loed midagi välja, kuidas keegi räägib, kuidas ta rõhutab mingit sõnu, kuidas sa intervjuusi jälgid ja kuidas see sinu ja sulle tundub? Ei eks tulebki jälgida ja ajaga muidugi tekib mingi kogemus, et on terve rida, ütleme selliseid tegelasi, aga isegi piirkonniti, kus ei ole mitte isegi niivõrd oluline see, mida ta ütleb, vaid tihti on olulisem see, mida ta ei ütle. Et see on selline ka veel omaette nii-öelda tõlkimise või tõlgendamise. Miks ta ei öelnud? Just nimelt. Aga jälle see küsimus, et meie õue peale siis tegelikult praegu ikkagi suures pildis on minu meelest ainult üks suur valem või võimalus, et see ei jõuaks meie õue peale. Ja see on see, et Vene režiim, Putin, eks ole, tema režiim lõpuks saaks aru, et lääs ei ole enam nõrk. Sest nii see Ukrainasse, eks ole, sõjaga minek uuesti uue lainega 2 aastat tagasi, kui varasem Ukraina ründamine, kui Gruusia ründamine, kui Assadile appi minek Süüriasse. Kõigil oli üks peamine taktikaline põhjus. Ja see oli see, et Putin, eks ole, nii-öelda luges, et lääs on nõrk, et ta võib teha, mis ta tahab, lääs ei reageeri ja tal oli kahjuks õigus, kuni nüüd siis selle praeguse, eks ole, Ukraina vastase sõjakäigu. Ja selleks, et ta edasi ei tegutseks, mingit ei valiks uusi ohvreid välja, on vaja, et see sõnum nii-öelda jälle muutuks ja et see oleks usutav ja et ta usuks seda, et lääs enam ei ole nõrk, et kui ta midagi teeb, siis ta saab ikkagi täie rauaga vastu. Ehk põhimõtteliselt paraku me oleme liikumas tagasi sinna, kus eelmisel sajandil on ju teise maailmasõja järel kuni Nõukogude Liidu lagunemiseni maailm oli ehk külm sõda. Mõlemad pooled suhted olid väga halvad, eks ole, lääne ja tollase Nõukogude Liidu vahel. Aga samas mõlemad olid piisavalt tugevad selleks, et näiteks Nõukogude Liit ei ründaks läänt. See teadis, ta saab kõvasti vastu, eks ole. Ehk siuke karm jõupoliitika. Ja täna paraku elu näitab, et ega me väga kaugele sellest olukorrast ei ole arenenud, me oleme jälle tagasi seal. Et see, mis Vene režiimil, aga üldse sellistele autoritaarsetele režiimidele loeb, on see, et kui teine pool on lihtsalt tugev ja et ei ole mõtet norima minna. Aga vahepealsed kahjuks siin 20-30 aastat oli see, et lääs oligi nõrk. Kui reaalne see on, et kui palju üldse te sellest arutate, et siis Vene režiim võiks selle nii-öelda kas siis pausile panna või üldse ära lõpetada? Ühesõnaga jah, et mis Ukrainat puudutab ja seda sõda, et siis kahjuks kujutada ette, et täna Venemaa lihtsalt ütleks, et proovisime, ei tulnud välja, tõmbame tagasi. See kahjuks ei paista praegu nii. Et ainuke ikkagi, mis teda sealt välja suudaks suruda, on see, kui on jälle jõud vastas. Aga see muidugi eeldab täna seda, et ukrainlased saavad oluliselt rohkem, eks ole, relvaabi teistelt riikidelt, kõrgtehnoloogilist relvaabi. Sest ülekaal, kui te vaatate massi, eks ole, Venemaal on 3 korda rohkem inimesi kui Ukrainas, et see ka paraku loeb. Nii et ainuke, mis seal vahet saab teha, on ülekaal siis relvastuses ja tehnoloogias, aga sellest Ukraina täna selgelt sõltub ainult lääne abist. Aga kui vaadata Venemaa eesmärkis, ta tahab, et Ukraina oleks tema kontrolli all. Nii nagu täna on Valgevene, eks ole, nii nagu on mõned kohad veel, aga seda ta ei ole ju saavutanud, sest Ukraina ikka, eks ole, tahab liikuda Euroopa Liitu, NATOsse, sellest Vene nii-öelda käppa alt minema.
nii et seda eesmärki ta ei ole saavutanud. Noh, küll ta kindlasti üritab hoida oma käes neid territooriume, mis ta on vallutanud. Krimm ja osa Ida-Ukrainat ja seal mingeid asju veel. Aga noh, täna seda tunnet, et nüüd Venemaa tõmbaks tagasi või teiselt poolt Ukraina ütleks, me anname alla. No seda ei ole. Kui meil on nagu siuke olukord, et ütleme, et Venemaa ründab ja tahab nagu hull on Ukrainat endale saada, siis kumb nagu tundub sinu jaoks lihtsam näiteks Putinile, kas öelda, et davai, me võtame välja ja nüüd tegeleda tagajärgedega, mis siis on sõjakuritegude tagajärjed, noh, mõtle, mis kõik, mis sellega kaasneb, sul on sanktsioonid, mis on juba peal, kas need võetakse maha, elu sees ei võeta maha, kas kõik jääb samaks nagu on praegu, et kuidas see nagu tema jaoks muutuma peaks, et kas lihtsam on edasi rünnata või välja tõmmata, sest emmal kummal juhul on nagu pahasti, vaata. No väljatõmbamine saab tulla ikkagi, noh, minu tunnetus on täna see ainult siis, kui nad reaalselt hakkavad saama nagu reaalselt sõjaliselt lüüa. Noh, täna kahjuks see pilt ei ole selline. Et nad peavad ikkagi kannatama suuri kaotusi, sõjaliselt saama lüüa, siis tuleb see jutuks. Tänases lihtsalt olukorras, et noh, 2 ja rohkem, no tegelikult täna juba 10 aastat, eks ole, on ju see sõda kestnud seal. Et on tehtud, et aitab küll ei ole nii, et kui vaadata ka Vene majandust täna, siis Venemaa majandus on selgelt täna häälestatud tegelikult peamiselt sellele samale sõja jätkamisele, sõjatööstus on saanud tohutu boosti. Vene majanduskasv eelmisel aastal oli 3% olukorras, kus tegelikult Euroopal oli näiteks vähem, aga arvestades kõiki neid sanktsioone ja värke, eks ole, on see ikkagi nagu tõsine number. Nii et Venemaa on selgelt ennast täna ja häälestanud ikkagi nagu sõja jätkamisele ja mahu suurendamisele. Noh, vaadata neid mahte, mida nende sõjatööstus täna näiteks toodab. Nii et selles osas tuleb olla jätkuvalt paraku nagu valmis veel pikaks konfliktiks. Aga kui noh, siin Eestis ka meil päris paljud muretsevad, siis sellepärast, et see sõda võib nii-öelda meile ka, nagu sa ütlesid, et see on nagu piiririik, et see võib meile üle tulla ka. Kui reaalne võimalus see on? No see ongi see sama, et see on reaalsem sel juhul, kui Venemaa jätkuvalt arvab, et lääs on nõrk. Et noh, meie aspektist on 2 asja. Esiteks peab Venemaa nagu selgelt ja me peame suutma, eks ole, ise koos liitlastega selgeks tegema, et noh, rünnak ükskõik millise üksiku NATO või Euroopa Liidu riigi ehk Eesti või Läti või Leedu või Soome või ükskõik kelle vastu on tegelikult rünnak Ameerika vastu, rünnak Prantsusmaa vastu, rünnak Saksamaa vastu. Noh, täna, eks ole, ma usun, et nad sellest on juba aru saanud seal Venemaal. Noh, vaadates ka seda, et noh, Eestiski, eks ole, meil on erinevate teiste riikide sõjaväelased siin ju kohal, ehk kui midagi peaks juhtuma, ka nemad on kohe kaasatud sellesse konflikti. Aga noh, teine, mis on veelgi olulisem, on see sama suur pilt, et Venemaa ikkagi see paradigma peab muutuma. Nad peavad nüüd saama aru, et lääs ei ole enam nõrk, et nad saavad igal juhul kõvasti siis ise vastu hambaid tagasi, eks ole, kui nad midagi peaksid üritama. Ja see on tegelikult see võtmekoht. Ehk nad ka kaaluvad oma riske, eks ole, et noh, Ukrainale nad läksid uue lainega 2 aastat tagasi kallale selle pärast, et nende kalkulatsioon näitas, et noh, mõne päevaga on lugu lõpetatud. Et noh, lääs ei sekku jälle, teeb oma mingi pahandava, eks ole, poliitilise avalduse, aga praktiliselt ei sekku. Nii et kõik see, et ikkagi Ukraina hakkas saama kiiresti relva abi läänelt, oli neile halb üllatus. Nad ei olnud arvestanud sellega suuresti. Nii et noh, seda enam nad peavad ka täna arvestama, et kui nad torgivad mõnda NATO või Euroopa Liidu liikmesriiki, et siis ikkagi on see tegelikult konflikt kõigiga. Samade ameeriklastega ja suurte Euroopa riikidega kõigiga. See on tegelikult see võtmekoht, mis aitab ära hoida seda, et nad nagu ei teeks mingit järgmist sammu. No, paralleelselt igasugune hübriidsõja kontekstis ju provotseerimine käib ikka, eks ole. Nüüd ka värskelt on ju Helsingis Tartusse lendavad lennukid ei saa Tartus maanduda, kuna venelased segavad GPS-süsteeme õhus, eks ole. Noh, see sama immigratsiooni kasutamine, see sama valeinfo levitamine, noh, igast asju nad teevad täna ka paralleelselt, mis ei ole, noh, see klassikaline, eks ole, sõjaline konflikt. Aga nad tegutsevad nii-öelda läänes probleeme tekitades ka muudes asjades. Ma tahaks küsida just nagu Eesti rolli selles Ukraina-Vene sõjas, et me saame kõik aru, et kui Ukrainat ei toetata, siis noh, piisavalt palju, piisavas koguses, ma ei tea, kas siis sõjariistadega, mis iganes asjadega, et siis võib ka tulla meie õuele, eks ole. Aga küsimus on see, et kas see maht, mida Eesti hetkel annab, näiteks meie omaenda SKP-st, kas see on sinu arvates piisav, kas see peaks olema rohkem või kas seda on liiga palju, et me enda elu siin Eestis ei ole hetkel nagu kõige parem? Ja mina arvan, et Eesti riigina Ukraina abistamisel on täna selles mõttes käitunud optimaalselt. Nüüd on küsimus selles, et teised riigid, noh,
peaksid tulema järgi, sest suhtena jälle, eks ole, meie majandusse on see abi olnud, mida Eesti on Ukrainale juba andnud, on väga tõsine. Lihtsalt probleem on selles, et me oleme väike, eks ole, et meie mahud absoluutväärtuses on väiksed, aga nagu suhtena on see väga eeskujulik, kui seda sõna kasutada. Et tegelikult kui teised riigid, need meist palju suuremad riigid teeksid samasugused liigutused, et samasuguses nii-öelda suhtes oma majandusse, siis annaksid abi. Pluss, eks ole, kellel on võimalik neid kõikvõimalikke relvaabisid, mida Ukraina täna vajab, just õhukaitse näiteks hetkel. Et siis oleks see pilt oluliselt parem. Nii et Eesti puhul on jah 2 asja. Üks on see Ukraina abi, kus ma arvan, et me oleme teinud nagu hästi, seda tuleb muidugi jätkata, aga teine on see paralleelselt on ka see, et Eesti enda, eks ole, kaitsevõime vajab jätkuvalt tugevdamist. Nii et ka selleks on ressurssi muidugi vaja. Enne korraks käisime läbi ka, et Iisrael, seal Palestiina, Iraan, kõik see ka, neil on ka selle ärev olukord, kui palju võib-olla selle pärast muretsema peaks? Nüüd on see igavene küsimus, eks ole, et mida muretsemine üldse nagu aitab, eks ole. Ma arvan, et see muretsemise pärast ei ole mingi abiline. Ei meie siin Venemaa probleemides ega Lähis-Idas ega muudes asjades. Et pigem on nagu küsimus selles, et ma arvan, et ükskõik kui vana või noor sa oled ka täna Eestis, et kui sa ikkagi nagu tajud seda, mis maailmas toimub ja kuidas asjad on omavahel ka seotud, et see tuleb ka sulle isiklikult ainult nagu kasuks igas mõttes. Ja selles mõttes tähele tasub kindlasti panna ja mõelda selle üle, miks midagi toimub, eks ole. Aga seosed ka Lähis-Ida konfliktis Euroopas on otseselt olemas. Kas või see sama, eks ole, et Euroopa paljudes riikides on väga suured islami kogukonnad. Kohe, kui on, eks ole, seal Lähis-Idas, Palestiina, Iisraeli konfliktis ärritaja, siis see kajastub kohe, eks ole, Lääne-Euroopas ka nüüd pärast seda möödunud aasta 7. oktoobrit, kui need Hamasi terroristid ründasid, eks ole, Iisraeli 21 linna ja küla. Ja siis Iisrael, eks ole, asus nüüd vastu Gazat Hamasist puhastama koos suurte ohvritega. Et siis puhkesid kohe Lääne-Euroopa linnades tohutud moslemite meeleavaldused, eks ole. Kohalikud juudid sattusid kohe löögi alla, eks ole, sest tekkis siuke uus antisemitismilaine. Kindlasti ka seda radikaliseerumist, sest ütlen, pole ju mingi saladus, et ikkagi ka kõik need terroristlikud võrgustikud ulatuvad ka erinevatesse Euroopa linnadesse, et need kõik radikaliseeruvad. Nii et ühesõnaga isegi sellises lihtsas plaanis see otsene mõju on kohe olemas ka Euroopasse, mis Lähis-Idas toimub. Pikemas plaanis suurem risk on muidugi see, et kui see ei piirdu ainult sellise praeguse seal Gaza konfliktiga, vaid et tekib ikkagi mingi suurem sõda Lähis-Idas, eks ole, mida ei saa ka välistada. Siis see tähendab jälle seda, et hakkavad jälle miljonid inimesed, eks ole, põgenikena liikuma sõjajalust ära, kellest paljud kindlasti tahaksid tulla Euroopasse, ehk jälle Euroopal on uus probleem suure põgenikelaine näol. Igasugused majandusasjad, eks ole, lähevad nässu, arvestades, et see Lähis-Ida piirkond on ju jätkuvalt näiteks oluline nafta ja gaasi eksportija, eks ole, ja kõik need hinnad. Nii et see mõju selles mõttes on üle maailma, sealhulgas meile ka. Ja. Sa tahad küsida mingid välispoliitilisi küsimusi veel või tuleme koju tagasi või? Me peaks koju tagasi tulema, sest härra peab varsti minema ka. Meiste käib tööl. Mul on täna väga tähtis näiteks kohtumine on loo eakate päevakeskuses, nii et ma siit enam-vähem sinna lähengi, eks ole. Mul on üks süke küsimus, meil on natuke veel aega, tahaks meie Eesti asjade kohta küsida. Kas Eesti majandus ja Eesti rahandus on heades kätes? Need on need käed, mis meil siin Eestis on olemas, eks ole, nendest kätest on, aga üldiselt kõiki asju saab teha paremini, neid asju ka. Ja. Ma tahaks lihtsalt küsida, küsimus oli vihje sellele, et meie rahandusministrit tunned isiklikult? No ikka, jah. Kas sa rahandusministri CV-d oled lugenud? See on kas küsimus, ei ole lugenud. Ei ole lugenud? Ei. Taha ma loen sulle ette. Ma ei tea, kui see pakub sulle lõbu. Mulle lihtsalt, kas sa tead, mis haridusega mees meil rahandusminister meil? Ei tea. Meie rahandusminister on maamöötja. Geodeet. Nii. Et lihtsalt küsimus on ma tean küll, kuhu sa hakkad nüüd oma jutuga nagu rihtima. Siiamaani paljud hindavad, et Eesti läbi aegade kõige parem justiitsminister on olnud Kaido Kama, kellel ei olnud minu meelest üldse kõrgharidust, rääkimata juriidilisest kõrgharidusest. Aga jätka. Ja minu nagu selles mõttes küsimus on selline, et mis sa arvad, kas meil ei võiks olla selline liikumine või selline suund, et meie riigi ministrid on ka mingisuguse erialase vähemalt magistrikraadiga. Et kui meil on ikkagi rahandusminister, see võiks olla ikkagi
mingiga raha ja ettevõtluse ja selliste suurema taustaga, et ei piisa võib-olla Rae vallavanemaks olemisest ja... Võib-olla piisa. No ega... Kuidas tundub? There's only one way to find out. There's only one way to find out. Et mina nagu lihtsalt näen seda, et meil on inimesi, et noh, ma ei kahtle absoluutselt nagu poliitikute pädevuses võtta üle mingisugune, ma ei tea, linnatranspordi mingisugune juhtimine, et nad on lihtsalt ka selles mõttes väga intelligentsed inimesed absoluutselt, et noh, muidu nad ei oleks seal, et nendel on pädevus. Ära üldista kumbagi pidi. Vii ennast kurssi ja siis nagu hakata tööle. Aga lihtsalt, et kui meil on nagu... Mina nagu näen seda, et noh, kui meil on kas või IT-minister, et ta võiks olla mingisugusega natukene IT taustaga. Et saab ise meili saatmisega hakkama. See võiks olla lähtega. See võiks olla nagu lähtega. Noh, et tõsiselt. Kui see on päris elust põhjaks. Mul oli kunagi üks kolleeg mitte Eestis, kes ka tema vastutusalas oli välispoliitika, aga ka IT-asjad, aga ta meili ei osanud saata. Ja siis tal sekretär printis kõik talle tulnud meilid välja, tõi talle paberi peal, need ta luges need läbi, kirjutas käsitsi sinna vastuse, sekretär läks, lõi sisse, saatis meili ära. Jah, on selliseid näiteid. Aga... Võtsin Urmas Paet tegi praegu poliitiliselt selle, et hakkas mähkima. Aga et palun küsimusele tagasi. Küsimusele ma tulen tagasi, ma ütlengi, et noh... Kas üldse on võimalik? Ma saan aru su sellest loogikast ja paljud inimesed ju nii mõtlevadki. Et kindlasti, et kui sa oled, ma ei tea, rahandusminister, siis sa pead olema rahandusspetsialist. Kui sa oled põllumajandusminister, siis sa pead olema põllumees. Kui sa oled tervishoiuminister, pead sa olema arst, eks ole. Kui sa oled... ma ei tea, kultuuriminister peaksid olema rahvatantsija, eks ole, ja nii edasi. Aga küsimus on see, kas see ikka on tegelikult nii, et kui sa vaatad nagu seda valitsuse liikme rolli, siis tal on tegelikult see kahesuunaline nagu liikumine. Jah, üks on see, et sinu see haldusala, et sa ikkagi pead nagu saama aru, mis seal toimub, eks ole, see on tegelikult elementaarne. Aga seal on veel see teine pool, et sa pead seda haldusala suutma, eks ole, siduda nagu suure pildiga. Eks kuidas teiste valitsuse liikmetega, eks ole, kogu selle poliitilise plaaniga ja kõikide asjadega. Nii et selles mõttes need ministeeriumid iseenesest on ju neid spetsialiste täis. Ma eeldaksin, et rahandusministeerium on täis rahandusspetsialiste ja need muud siis vastavaid muid. Et selles mõttes, ma väidan siiski, et nagu minister poliitilise juhina ei pea olema nagu selle valdkonna iseenesest tippspetsialist. Ma arvan, et sellise isiku puhul on kõige olulisem see, et ta saaks aru, kuidas nii-öelda moos kommi sisse saab, suudaks hoomata seda tervikpilti, eks ole, kuidas see valdkond nagu suhestub kõikidesse muudesse asjadesse, et siis on hästi. Ma ütlen oma elu pealt on ju. Enne kui ma välisminister olin ma 2 aastat kultuuriminister Eestis. Siis ka oli tohutu kriitika tollal, mingid ka kirjutasid, et mis nali see on, eks ole, nüüd on äkki meil kultuuriminister, kes ei ole ei näitleja, laulja ega midagi, eks ole. Sai aeg mööda, sellest on praeguseks juba, ma ei tea, 20 aastat tagasi on ju. Siiamaani osad tulevad, ütlevad, et tegelikult oli nii hea, et sa olid seal see minister. Et kultuuriminister. Et ma ütlen nagu oma näite pealt, et näiteks sama, et ma ei olnud selle nii-öelda konkreetse valdkonna mingi tipptegija, mis ei tähendanud, et sa ütleme selle valdkonna seisjana, valdkonna nii-öelda sidujana muu ühiskonnaga oleksid läbi kukkunud. Absoluutselt. Nii et selles mõttes see ei ole nagu mustvalge, aga muidugi sul on selles mõttes õigus, et elementaarne on see, sa kõiki neid protsesse tegelikult pead tunnetama, aga ma muidugi ei alahindaks ka seda, et kui sa oled Eestis olnud pikalt näiteks mingi omavalitsusjuht, et siis sa tegelikult ei kõlba nagu riigi tasemel seda valdkonda tegema, et see see kõik on nagu, kuidas ma ütlen, teatud mõttes palju isiklikum, et nagu siin nagu lihtsalt ühe puuga lüüa, et kindlasti kui sul on nagu mingi diplom mingist valdkonnast kuskilt koolist saadud, et siis sa kindlasti oled kõva mees selles valdkonnas, ei ole. Et tihti ka ütleme just see sama kogemus, su üldine empaatiavõime näiteks, eks ole, kõik see arusaam, kuidas see sama moos sinna kommi sisse saab, tihti on olulisem sellistes kohtades. Aga samal ajal olnud kuskil raadiotöö peal või? Olin jah, aga mis sa arvad, et tõsised kultuuriinimesed peavad mingit raadiotööd kultuuritööks või? Heidi Purga oli ka raadios ju kunagi. Temal on veel, ikkagi temal on see muusikavärk. Temal on muss ja raadio. Minul oligi ainult ajakirjanik. Ma olin olnud ajakirjanik Postimehes ja Eesti Raadios enne seda. Jah, olin olnud. Aga seda ütleme ikkagi, kõik olid harjunud, et kui vaadata seda näiteks kultuuriministrit, kes enne olid olnud, kõik olidki lugupeetud teatriinimesed või kunstiinimesed või mis iganes. Nüüd tuleb äkki mingi poisik, eks ole, kes on olnud seal Postimehes ja Eesti Raadios ja kujutab ette, et on kultuuriminister, eks ole. Jah, oli selline suhtumine. Kas Urmas Paedil on veel mingeid unistusi, mis on tohutult unistusi. Tema elus täitmata, nii et tulistana. Tohutult unistusi. Mis valdkonna? Sinu enda kõigega. Okei, ma tahaks tegelikult, ma olen küll oma nende tööde tõttu välisministrina nüüd Euroopa Parlamendis ja varem. Ma olen käinud, üks päev lugesin kokku umbes 110 maailma riigis. Aga enamik neist käimistest on paar päeva sisse välja, eks ole, ega sa väga ei näe.
nii et hoolimata sellest, ma tahaks ikka veel nagu reisida, aga nüüd ma tahaks nagu päriselt reisida. Noh, see sama, et ma lähen kuhugi, noh, mul on mõned lemmikkohad, kuhu ma tahaks minna. Ja siis ma olen lihtsalt seal 2 nädalat, 3 nädalat, et minna nagu süvitsi nagu ikkagi sisse. Et seda võimalust hoolimata sellest, et ma olen 110 riigis käinud, mul pole väga olnud. Nii et jah, see on üks minu unistus. Jah, no tööasjad jah, et praegu, no näiteks jah, ma tahaks minna näiteks. Tahad Baalile retriidile minna? Ei taha, kusjuures retriiti ma isegi ei taha. Ma tahaks nagu mööda riiki ringi rännata, et noh, kui ida poolt lääne poole tulla, siis Austraalias niimoodi tahaks käia, Uus-Meremaal, Jaapanis, noh, Ladina-Ameerika mulle näiteks väga meeldib Ladina-Ameerika. Me lähme vaatame üle, kuidas seal on. Ma tahan seda teada, kuidas oli. Me lähme augustis. Tehke siis neid, vaata, te muidugi ei tea seda asja, aga vanasti oli nii, kui keegi käis välismaal, eks ole, siis tehti neid fotosid seal värvilisi, kui oli jõukam mees, eks ole. Siis tehti slaidideks, pandi ilustasti raami sisse, siis valge köögi ukse peal näidati neid slaide, neid reisipilte. Jah, tehke neid slaide, vanakooli neid slaide, neid aparaate kindlasti kuskil vanakraami laatadelt saab veel. No eraelulised unistused, sa nüüd ütlesid ära reisida tahaks. Avastamine, mis on su tööalased täitmatu unistused või veel eesmärgid? No ma tahaks ikka kasulik veel olla nagu ühiskonnale. See on siuke, ei ole väga konkreetne nagu unistus. Noh, ei ole nii, et ma tahan kindlasti olla selles ametis näiteks. Sellist asja mul ei ole. Aga ma lihtsalt tahaks, et must oleks nagu mingit kasu veel ühiskonnale mõnda aega. Tahad Euroopasse veel minna? No hetkel lähemal ajal on mul seal töö pooleli, jah, aga nagu tulevad need valimised juuni alguses, Euroopa Parlamendi valimised ja noh, Eesti oludes on see siis Eesti inimeste kättes see otsus, eks ole, kes sinna siis tööd tegema jätkama. Kuidas üldse Eestisse Europarlamendi valimised nagu on, et samamoodi hääletuskastid ja või saad e-hääletada või kuidas see hääletamine üldse? No, valimised Eestis on jah, et sul on 2 varianti laias laastus on paberi peal, vanakool, eks ole, lähed jaoskonda, lased sedeli kasti või siis on e-valimine, mida sa saad siis arvutist teha oma. Mis meest sa ise tänapäevaks oled, kus vanakool ikka? Mõnule meeldib see vanakool tegelikult rohkem, aga ma viimati tegin e-hääletust. Martin Helmele meeldib ka. Et no see on ikka ju pidulik, eks ole, et lähed siis prouad vaatad, kontrollivad kõik, kas sa oled käinud, ei ole käinud. Et see on nagu noh, ühtlasi selle saab ühildada meeldiva jalutuskäiguga, kui on kena ilm. Aga noh, selge, et tänapäeval nagu see e-hääletus on ikkagi märksa lihtsam ja popim ja see on pikk periood ka, et see ei ole sul naelutatud ühte päeva, vaid põhimõtteliselt on nädal aega võimalik. Ja millal see juunikuus oli? 1. juuni nädal, ehk see hakkab peale seal, mis ta on siis 4. juuni kuni 9. on see viimane päev. Aga seal on siis, kas erakonnad panevad välja oma kandidaadid või seal on mingid piirkonnad ikkagi? Ei, see on nagu selles mõttes erinev Euroopa Parlamendi valimine teistest, et kogu Eesti on üks ringkond, mis tähendab, et kõik Eesti inimesed, ükskõik kus nad on, saavad hääletada kõiki kandidaate, kes parasjagu on välja pakutud. Ja noh, sul on jah, seal eks ole, on nii-öelda erakondade nimekirjad, igast saab olla maksimaalselt 9 nime, lisaks on mõned üksikkandidaadid tekkinud. Aga lõpptulemus nagu ikkagi suuresti loeb see, kes reaalselt isikutes saab kõige rohkem hääli. Need saavad sisse. See on nagu, noh, seal on väike jah nüanss, et nii-öelda nimekirja kaudu tekib mitu kohta üldse üks nimekiri saab. Aga nagu reaalne, noh, kui mitte väga detaili minna, siis ikkagi point on see, et kes saab rohkem hääli, see saab. Üldiselt on nende valimistega nii. Ja sul on töö pooleli veel? Tahad minna? Urmas on poppoistega, olgem ausad. Ta huugab seal Nõmmel, oled näinud mingi pilte, vaata Urmas Paet, Nõmme. Mis pilte sa näed seal Nõmmel? Praegu oled poppoist, kas sa kunagi, kui me kooliaega korraks hüppame, natuke aega enne, kui me kooliaega hüppame, kas seal oli ka siuke poppoist nagu praegu või? Ja mis, no seas ma olin palju popim veel. Olid jah? Veel popim veel? Olid peas kõik ja ei... Kooliaega paljud nagu ei meenuta seda nii helge sõnaga oma kooliaegast, ma olen kuulnud siit, et mina küll meenutan väga helge sõnagast. Mul oli super, kõigepealt ma käisin maailma kõige suuremas eestikeelse õppekeelega koolis. See oli Lasnamäel tollane 13. keskkool, nüüd on siis Laagna gümnaasium. 6 paralleelklassi, igas ühes 45 õpilast. Sul siis jah? Päris karm. No jah, see oli see esimesed siis 8 aastat tollal oli. Aga karm. Mul sõideti rulaga pähe näiteks ka seal koridor. Et see mul ka ei lähe meelest. Kuidas see on võimalik on? Rulaga pähe? Kuidas saab rulaga pähe sõita? Ma ei tea, mis sa tegid seal? Mul on siuke tunne, see oli sinu süül. Ei olnud muideks, sest alati kiiremini liikuva sõiduvahendi juht peab jälgima, et oleks turvaline. Ei no see oli mina olin, eks ole, meil olid linoleum põrandaga need koridorid seal. Ja siis oli üks selline, mingil hetkel tekkis selline hobi, et noh, üks vend seisis, võttis, teine heitis pikali, mina olin siis see, kes olin see pikali oma koolivormis aelasin seal,
võeti mul jalgadest kinni, eks ole, ja siis keerutati suure itsiga nagu ümber enda mind seal mööda põrandat. Aga teisest nurgast lähenes vend rulaga, eks ole, ja siis minu pea ja tema rula nagu see kokku on. Ei no, juhtub ikka. Juhtub, et see oli üks, siis oli kõik koridor verd täis, eks ole, seal nagu kaader kohkus ära, et nüüd on keegi konkreetselt maha löödud seal, eks ole, et aga ei, see oli üks. Teine siis mul 3. klassis klassiõde murdis käeluu näiteks. Et seal tuli ette igast. Toimus küll, jah. Mis võib-olla sinu sellised lemmikud ained olid ja mingi, kas ma eeldan, et mingid ajalugu, mingid olid ja aga mulle algklassides või varasemas ka matemaatika väga meeldis. See tuli nagu hästi välja, käis meeldis, on ju. Peast arvutada igast numbrit. Siiamaani ma hea meelega arvutan ise. Ma ei usalda neid pagana kompuutreid. Ei usalda? Ma arvutan ise neid asju. See on kindel. Nagu pliiatsiga, paberiga rida pluss korda jagatud. Siis on kindel. Siis ise oled teinud, on korras. Ja kui eksid on ka sinu süü. Aga jah, ei mulle need ajalood ja need muidugi meeldis. Kas siis koolis ka mingi tekkis selline huvi nagu poliitika vastu ja kas seal oli üldse koolis mingisugused variandid, vaata, et mingid debati, vaata, mingid asjad on. No mina olin ju, tegelikult ma võtan kogu seda kooliperioodist, selles mõttes oli ju ägedal ajal, et mina oma kooli ajal olen näinud väga põhimõtteliselt 1, 2, 3 olulist ajalooperioodi. Kui ma koolis hakkasin käima, siis oli ikka tuim nõukaaeg veel ju täiesti, eks ole. Veel nagu siuke raske nõukaaeg, eks ole, kui sul oli kodus, ma mäletan, vanematel oli Soome televisiooni kava, mis ei olnud mingi trükitud, vaid salaja inimesed trükimasinatel, eks ole. Trükkisid ümber neid Soome televisiooni kava ja neid peiti siis diivani madratsi sinna vahele, sest see oli kuritegu, kui sul oli Soome televisiooni kava kodus. Et see oli veel see aeg. Et nii, et ühesõnaga minu kooliaja algus oli veel siuke karm nõukaaeg on ju. Teine etapp oli siis, kui see hakkas kõik kokku kukkuma, eks ole, tekkis kogu see vabanemine ja Eesti taasiseseisvumine. Ja siis lõpuots oli siis, kui Eesti oli vaba jälle. Ma mäletan, kui meil oli lõpuekskursioon 12. klassi lõpus, oli Peipsi äärde, kus me olime, tollal ju ei olnud mingit mobiiltelefone või värk, see oli 92. aasta, 1992. Oli lõpuekskursioon kuhugi Võssa sinna Peipsi äärde. Ja me olime seal pidutsenud on ju 3 päeva ja siis kui me 3. päeva kuskil päevas, mitte kõige puhanuma, tulime nagu välja sinna tee äärde bussipeatusse, et sõita Mustveesse ja siis tagasi Tallinna, siis tähtsalt, eks ole, see mingi passbuss, mis sealt tuli kohalik, eks ole, liin, me tahtsin piletit osta, olime oma nende rublade ja kopikatega veel seal. Bussijuht põlastas, et meil küll see mingi rubla ei kehti, meil kehtib Eesti Vabariigi kroon. Et selgus, et selle ajal, kui me olime seal nagu Võsas pidutsenud, toimus Eestis rahareform, eks ole. Need rublad, mis meil seal olid vanast ajast, need enam ei kehtinud ja olid sisse viidud Eesti kroon, mida meil ei olnud, on ju. Aga bussijuht oli lahkem, ma teen teile välja. Nii et me saime Mustveesse, ja siis käisime seal Mustves, ma oletan poes. Riiulitele olid ilmunud kaubad üle öö, mida varem kunagi ei olnud, eks ole. Porgandimehu maksis mingit sent, eks ole, kõik oli juba siis uues, eks ole, Eesti rahas sentides. Nii et see on näiteks väga minust iseloomustab kogu seda aeg. See käis nipsust, jah. Nii et selles mõttes see kooliaeg oli kogu aeg, eks ole, toimus midagi ühiskonnas on ju. Ja muidugi, kui see vabanemine hakkas ja Nõukogude Liit hakkas kokku kukkuma ja siis rääkimata sellest Eesti iseseisvusest, siis oli igast ju juttu kõvasti, kõik need öölaulupeod, kus ma olen osalenud laulupeod. See on ju kõik, ma olin siis mingi 14, 15 on ja kui need toimusid, ma olin kohal seal öölaulupidudel kogu aeg. See oli ikka väga võimas. Nii et selles mõttes ma ütlen, et tänapäeval teil on kurat jäänud puudu sellest. Show on ära olnud. Te olete nüüd ilusas, stabiilses NATOs, Euroopa Liidu riigis. Igavene. Action on ära olnud, eks ole. Et selles mõttes on see ikkagi väga nagu tagantjärgi, praegu vaadates oli ikka väga äge aeg. Sul oli ikkagi seinast seina. Ma töötasin kooli kõrvalt Eesti raadios juba lapsena põhimõtteliselt keskkooli ajal. Ja seal sain palka ja puhakäik ja siis oli veel rublad. Aga inflatsioon oli nii kõva, et see rubla väärtus hommikul oli üks, õhtul oli teine. Ja tollal palka maksti ju sularahas, eks ole, ei olnud mingit panga asju. Nii et see oli kassaluuk. Saada arve, vaata. Kassaluuk, eks ole, oli, kus siis proua nagu andis sulle raha ja siis kui oli palgapäev, oli see suur inflatsioon, oli saada ainult 5 rublaseid, nii et sulle maksti palka nendes kinnistes 5 rublaste pakkides, 100 tükki pakis panga, eks ole, see paber ümber. Sain hunniku nagu 5 eurost või nende rublaste pakke on ju. Siis ma olin ju kõva mees, eks ole, nii palju raha, sain palka, siis läksin sõpradega, Peetri pitsa oli just avatud. Läksin sinna, käristasin välja, aga numbrid olid inflatsiooni tõttu nii suured, et ma maksin ka nendes rahapakkides, et neid rahapakke keegi kunagi ei avanud, eks ole, et arveldamine käis nendes pakkides. Et selline aeg oli ka selle rahaga.
kui me tänapäevast räägime, pead kohe minema. Millal sinu teekond, kui influencer hakkab siis? Üks teada-tuntud meest teeb siin influencer, isegi sai nomineeritud. Äge. Koos Raivo Heinaga, nii et ma arvan, sa sobiksid ka sinna väga. Väga äge, mina arvan, et minu influenceri teekond algas ma arvan 3-6 aastat tagasi. Ahah, sa tegid seda enne, kui see populaarne. Kui ma töötasin Eesti Raadios, eks ole, lapsena. Mis on üks kõige suurem influentsija ühiskonnas üldse? Meedia ikka, eks ole. Ja ma olen meediast juba aastast 1989. Eks sa oledki influencer teada? No muidugi, kui sa ikkagi loed tähtsa häälega, eks ole, ilma teadet raadios, et see ju mõjutab. Inimene paneb kas kummiku või ei pane kummiku. See on väga otsene mõjutab. Aga kuna sa mingid, teed Belgias siis väikse spend a day with me in Belgium, Brüssel. Kutsu meid filmima seda hoopis, Ei, te võite tulla muidugi. Tuleme külla. Teeme ise ära sulle. Tulge külla, tehke, aga üldiselt, et sellised... Saad näidata ka meile, mis seal toimub. Seda kõike võib teha, aga see peab olema nagu normaalne, orgaaniline. Siuke punnitatud filmimine, et ei tulnud välja, teeme uuesti. Seda ma ei viitsi. Teeme nagu loominguliselt, eks ole, et on, ei ole, aga ei hakka mingit neöelda. See on sitt, nii on. Jah, täpselt nii ongi, siis ma olen nõus, siis tulge tehke, aga seda, et teeme 10 kaadrit, tule nüüd uuesti. Kas see on mingi vihje mingitele inimestele, kes on käinud niimoodi või? No minu meelest seda tehakse kogu aeg. Ärme nii tee siis. Jah, seda ma just räägingi, jah. Nii et tulge, jah. Millal teile sobib? On teil kalender kaasas või vana kooli kalender? Meil on nii täis praegu, ma ei viitsi praegu vaadata. Meil on nii täis kalender üle, Urmas. On jah, ma tean, see on see vaiba ostureis Türki ja kõik asjad. Türgi pauk. Siis me oleme ise need klounid, vaata, kes lähevad kaasa, vaata. Või selle me maksame ise kinni Eesti rahvas, ärge muretsege. No vaatame ka seda asja. Mõtleme selle peale. Nii et muretseda tasub alati, ega Eesti rahvas muretseb, see on selge. Kui sa pead minema loo oleviku loo pensionäriga kohtuma. Aitäh, et sa meile külla tulid. Palju edu sulle siis Europarlamendi valimistel. Saad või ei saa, saame teada juba siis juuni keskpaigaks või? Ei, no saab teada, nagu meil on ju kiiresti niuhnäh loetakse hääled. See on siis ööl vastu 10. juunit on pilt selge, kellel on tubane töö ja kellel ei ole. Võib-olla siia lõppu veel see soovitus või nõuanne inimestele siuke üldine, mis sul... Mingi riietse kohta või midagi. Kas või riietse meie vaatajatele võid meile otsa vaadata ja rääkida, mis sa võib-olla annaksid inimestele sellise nõu või soovituses, kuidas elus olla õnnelik või läbi lüüa või? Ma arvan, et on 2 asja ja see on täiesti universaalne. See isegi ei sõltu ei vanusest, ei soost, ei millestki. Üks on see, et see kõlab juba nagu ära leierdatud, on see empaatia jutt. Aga tegelikult see on nagu hästi oluline, kui sa tahad läbi. Sa pead saama nagu teisest inimesest üritama vähemalt nagu aru saada, eks ole, ja kaasa mõelda. Ka rahvusvahelised suhted, poliitika, mis on minu teema, seal on see ka väga tähtis. Kõik asjad, mis untsu lähevad, tavaliselt lähevad sellepärast untsu, et inimesed ei viitsi nagu teist inimest kuulata ega temast nagu isegi püüda aru saada. See on üks ja teine on ka see, et meile võib küll ju tunduda, et meil on siin mingid oma asjad siin ükskõik kus Eestis, eks ole, nii palju mingit oma huvitavat või ka mitte huvitavat asja, aga midagi ei ole teha, maailm mõjutab meid kogu aeg. Kõik need asjad, mida me siin jutus rääkisime, aga palju muud, et selles osas ikkagi tuleks klapid nagu lahti hoida. Ja mitte kujutada ette, et las keegi kuskil tegutseb, eks ole. Et ise tuleks olla kursis asjadega, teha ka oma nagu väikest järeldust ja mõttetööd ja see tuleb ainult kasuks, sest totakaid on kole palju. Ja ma väga loodan, et teie see kuulajaskond ei käi sinna hulka. Kindlasti mitte. Super, siis on hästi. Ühesõnaga ma tänan kutsumast teie EFTA auhinna saatesse. Special saade oli. Ja jõudu tööle, eks. Aitäh. Ja sulle ka. Aitäh sulle tulemast ja aitäh mõnusa jutu ajamise eest. Ja meie siis jätkame nii, nagu me jätkame tavaliselt. Kuulake meid Spotify'st, Apple podcast'ist. Toetage Patreonis. Vaadake YouTube'ist. Just. Ja näeme siis juba teine kord. Ja saatke faks, eks ole. Ja, muidugi. Tšau.